Tere kõigile! Mina olen Jaana Mäomaa ja täna meil on järjekordne osa ettevõtja köögipoole podcastist. Ja täna on meil külas Merili Ahman. Ja Merili, äkki sa tutvustad ennast ise? Millega sa tegeled ja Tere, tere! Mina olen Merili. Mina tegelen nende kaunite lillede tegemisega, mida te näete siin selja taga, seal on liiljad ja on gerberad. Et see on üks pool, millega ma tegelen, on krepppaberist lillede tegemisega. Sinna lisaks siis ma ka õpetan teistele, et just laupäeval toimus pala kultuurimajas töötuba, kus 12, isegi 13 tublit naist tulid kohale ja valmistasid koos lilli ja sinna juurde ka on kodulehelt võimalik siis soetada ka loomekomplektid. Ja teine pool, millega ma tegelen, on assisteerimine turunduse alal, meiliturundus, sotsiaalmeediaturundus, et olen ettevõtjatele siis selline väike abikäsi, kui neil häda on käes ja abi on vaja. aitäh sulle! Kuidas üldse, ma mõtlen, et see lillede tegemine, et ma tegelikult, olen näinud, tehakse kaarte ja käsitöö neid selliseid asju, aga sellist nagu sellisel kujul ma ei ole nagu näinud, et kuidas sul see idee tekkis või kust sul see mõte üldse tuli, et neid hakata tegema? Kui alustada täiesti algusest, siis juhtus niimoodi, et minu ema palus mul teha endale pulmakutsed. Ja siis ma hakkasime inspiratsiooni otsima ja ma sattusin kogu sellesse paberimaailmasse. Ja ma lihtsalt armusin, ma ei suutnudki seda käest ära panna, kogused kodus järjest kasvasid ja kasvasid. Ja siis ma hakkasin järjest erinevaid tehnikaid katsetama, et tegin õnnitluskaarte, siis ma tegin karpe, siis ma tegin albumeid, beebitorte, õlletorte, toppereid, absoluutselt kõike ja siis ma järsku avastasin krepppaberist lilled. Ja esimesed ma tegin üldse kommiroosid, olid sellised Raffaello kommid läksid keskele ja krepppaberist roos läks nagu ümber sinna ja tegin selliseid kimpe ja kurve, isegi suuri südameid, mis olid täidetud nende kommiroosidega. Ja sealt edasi tulid pudelid, mida kaunistasin krepppaberist lillede ja kommidega. Ja siis ma avastasin sellise inimese nagu Liia Griffith ja tema õpetab, kuidas krepppaberist lilli teha ja ma olin tema membership'is, ma arvan, et tublid kindlasti aasta ja, ja siis jäigi kogu minu teekond siis skrepp-paberi peale. Et seda ma siiamaani ei ole suutnud nagu käest ära panna. Lilli, mida õppida teha, on hästi palju ja, ja mõtlesingi, et ehitada kogu siis äri, siis ettevõtlus selle juurde, et kuidas ma siis sellega saaksin raha teenida. Ja mul oli üks klient, kes kogu aeg tellis minu käest, et kui mingi sündmus oli, siis ta ütles, et oh, mida sa uut põnevat tahaksid teha. Ja siis me jälle otsisime Pinterestist ideid, et mida nüüd võiks teha, et kõik pulmaküngitused, õnnitlused, kõik tegime. Ja ta küsis mu käest õnnitluskaarti juubeliks ja juubilarid olid mees ja naine, pidasid koos sünnipäeva. Ja siis mõtlesin, et see tavaline kaart ei sobi üldse ja mulle sattus kätte krepppaberist lillede raamat. Võtsin sealt siis ühe lille ja siis niimoodi see oli minu arust liilia. Ja tegin esimese kaardi valmis ja siis mul oli see ahaa, vot seda ma hakkangi tegema. Ma hakkan tegema neid krepppaberist lilli ja ma panen need kaardi peale ja, ja kõige menukam nendest oli gladiooliga kaart. Et kõik neid kaarte saab ka praegu tellida kodulehelt aga see oli see, kus ma mõtlesin, et see on midagi teistmoodi, mida keegi ei ole näinud, mida keegi ei tee, sest neid tavalisi õnnitluskaarte on ju tegelikult terve see käsitöögrupp täis, et keegi ikkagi nagu toodab neid metsikutes kogustes, et kas neil on väljanägemist või kas neil on stiili, see on iga enda ühe otsustada. aga see oli just midagi suurt, võimast ja väga kaunist. Mhm. Aga ütle, sa ei ole ju kogu aeg selle ettevõtlusega tegelenud, sa ju olid kõigepealt
palgatööl, et see mõte sul tuli siis hiljem või kuidas see üleminek üldse sinul nagu toimus? Oli see kerge otsus või kuidas see nagu? Ettevõtluse mõte on olnud tegelikult väga kaua aega. Kuna nende kaartidega ja kõigega ma olen ju tegelenud üle 10 aasta ja sellised nagu hobi korras, et kui tuttavatest keegi tellis, siis ma tegin ja jagasin siis postitusi Facebookis. et mõte sellest äri teha tegelikult oli väga pikalt, aga hirm ettevõtluse ees oli väga suur, sest ega sa ju väga ei tea. samas minu suguvõsas on ettevõtlust hästi palju, et minu vanaemal oli oma toidupood, oli siin Tartu linnas, kunagi oli Anne Turg, Anne turu ees oli tema väike kiosk ja samamoodi oli siis Peipsi ääres, kus meil on maakoht, oli ka seal tal oma pood ja samamoodi oli mu onul, nii et täiesti pereettevõte kõrval majas meil, ma ei tea, kui paljud Tartumaal Võnnust teavad, aga seal oli toidupood, mida siis pidas minu onu siis mitmeid aastaid, käisime siis linnast kaupa toomas, oli varajased ärkamised hommikul siis kaubabussi peale ja sai siis kaasa ringida, et selle ettevõtluse sees ma nagu otseselt olen olnud juba päris pikka aega, aga, aga siis tekkis selline olukord, et palgatöö kadus ära ja siis mõtlesin, et mis ma nüüd teen. ja niisama koju istuma ma ei suutnud jääda. panin ennast kiiresti Töötukassasse kirja, ütlesin, et mina tahan nüüd ettevõtlusega hakata alustama ja palusin siis, tegin avalduse, et ma tahan ettevõtluskoolitust. Läbisin selle koolituse ja siis ma avastasin, et mis on ka praegu väga populaarne teema, on see, et Töötukassa ju kaotab ära ettevõtluse toetuse. ja mina läbisin koolituse ära ja ettevõtlustoetust mina ei taotlenud, sest ma avastasin, et mul on tegelikult kõik olemas, et mul on olemas arvuti, mul on olemas masinad. ettevõtluse alustuseks ei ole enam vaja ka 2500, mis varem oli nõudlus. lisaks on see, et kui sa Töötukassa alt alustad ettevõtlusega, siis sind ju jälgitakse aasta. sa pead hakkama endale praktiliselt vist 3 kuu jooksul hakkama palka maksma ja siis kõik need kriteeriumid ja kogu see, et mul tegelikult materjale kõik on ju olemas ettevõtluse alustamiseks. et siis jätsin siis selle osa kõrvale ja sinna juurde tuli ka kiri Inga käest, kes kirjutas mulle, et kuule, et sa tead sellist programmi, platvormi nagu Thinkific, et mul oleks sellega abi vaja, et kui palju maksab sinu konsultatsioon ja kuna sa saaksid seda teha. tegime konsultatsiooni ära ja siis ütles, et kuule, et aga mul tuleb programm, kas sa saaksid mind aidata? et need videod kokku panna ja sinna üles laadida. et mina siis teen puhtalt selle osa talle ära ja, ja selle jaoks oli ka ettevõtet vaja, et siis Ingale hakata arveid esitama. et Mhm. siis nagu oli juba kiire peal, et tööd ma juba teen, arvet on vaja esitada, teeme siis ruttu selle ettevõtluse ära ja võtsin ka paar kõnet sinu käest, Jana käest, rääkisime läbi juba enne, vist isegi enne ettevõtluse alustamist juba, et kuidas me Mhm. raamatupidamisega saame hakata tegema, et millega me peame arvestama ja leppisime siis kokku, et raamatupidamise enamjaolt me teeme ise, kuna arveid ja tšekke väga palju ei ole ja Merit programmiga ma olin juba tuttav ka, et saame ise hakkama ja Jana siis pisteliselt vahepeal anname talle ligipääsu ja vaatab siis üle, et mis me sinna kokku keeranud oleme. ja esimese korraga vist me olime lihtsalt võlgu endale 1 sendi, oli nii. et jah, et see midagi hullu küll ei olnud. aga vahepeal ma ütlen, et jutt käib Inga Meremaast, kellega meil oli esimene podcast, et tema on siis ettevõtete turundusspetsialist, ja ettevõtjate mentor, et kellele siis Merilin algul abiks oli, ma saan aru. jah, olin talle abiks ja sealt edasi hakkas Inga kaudu neid kliente juurde tulema. võttis ühendust meiega selline leht nagu Visit Naissaar ja ütles, et tema nüüd võitis Naissaarel hanke, tema hakkab seal kohvikut pidama ja tal oleks vaja sotsiaalmeediaturundust.
ja panime siis Ingaga koos paketid alla, kuna Inga on rohkem strateeg, mina olen rohkem selline teostaja, siis panime talle paketi kokku, tegime pakkumise ja see läks siis käima ja alustasime sellega siis umbes maikuus, kui hakkab ka siis selle Naissaare kohviku hooaeg ja praeguseni, nii et kui tahad piiluda, milliseid postitusi ja tekste me siis loome Ingaga koos, siis Visit Naissaar on Facebookis siis lehena olemas ja koduleht on meil siis nendega veel töös. ja, ja edasi hakkas neid siis veel tulema, et ikkagi tutvuste kaudu järjest avastasid ikkagi inimesed, et neil oleks abi vaja et ma võib-olla nimetangi siis juba siin kõik need kliendid ära, mis meil on, et siis neile ka natukene boost'i, et kindlasti vaadake nende lehed üle ja siis võite vaadata ka neid postitusi, et kui see käekiri just on midagi, mis sulle meeldib, siis võib minuga ühendust võtta. aga me teeme siis sotsiaalmeedia turundust Visit Naissaarele, siis me teeme sotsiaalmeedia turundust kasseti eksperdile, siis Inga enda ettevõtlusele Mermarketingile ma turundust ei tee, aga aitan siis tema nende kursuseid üles panna, neid lõigata, videosid, neid kokku panna. siis on selline ettevõte nagu JMK Marine, kes müüb paate ja üldse selliseid paadivarustust, mootoreid. siis aitan ka Jaanat Nimero ja natukene oleme ka juba alustanud kodulehtede tegemisega, kuna Inga Meremaal on selline imeline oskus neid tekste kokku panna, just ka SEO-d arvestades ja märksõnu arvestades, et siis kadakmäe ilutuba.ee on see koduleht siis, mis on puhtalt siis minu ja Inga koostöös siis valminud. No ja natukene teen ka sellist tasuta tööd oma sugulastele vennale ja vennapojale, et Kristjan Tammoja hashtag siis 212, tema tegeleb motokrossiga, on selline väike 6-aastane poiss, kes nüüd 1 aasta on sõitnud võistluskrossi ja varsti hakkab uus hooaeg, et siis jälle hakkab postitusi tegema, et see on ka kõige ägedam olnud, et ma käin võistlustel kaasas, teen seal story sid, postitusi, et ja siis mu vennal on Märdi CNC vineerist erinevad jõuluehtede esemed, et ka eile oli mul temaga kõne ja siis sättis seal üht kassi jõuluehet, et väga naine, üks naisterahvas tellib jõuluehteid ja ta võttis oma uue kassi ja siis soovis oma kassile ka jõuluehet kuuse peale. et siis ma aitasin seda natukene, et ma aitan teda vahepeal natuke jooniste tegemisel. ja siis on minu enda leht, mis on Head soovid, mis on natukene ka vaeslapse kingades, et sinna tulevad postitused siis, kui ma teen midagi ja, ja, jah, ta on selline natukene unarusse jäänud, aga see, mis see vanasõna, et kokal on kõht tühi ja kingsepal pole king, et siis Head soovid lehe omanik, sotsiaalmeedia turundaja leht on selline ühe postitusega päevas praegu. et jah, aga siin on ma minu mõtlen, et klientide nimekiri. praegu sinu jutust jääb nagu kõlama see koostöö. et mul on tunne, et viimasel ajal, et ongi nagu hästi palju nagu just seda jõudu või niimoodi ongi koostööl. et enam ei nähta nagu üksteist nagu konkurente, vaid pigem vaadataksegi, kuidas saaks üksteist aidata. et noh, öeldakse ju ka, et üksi lähed, on ju, noh, saad üksi ka minna, aga koos on ju alati, saad kiiremini ja kaugemale. et see on nagu väga-väga tore. koos on ka toredam, et koos meil on iga esmaspäev Ingaga siis kõned, kus me räägime siis kõik meie kliendid läbi, et mis meil plaanis on, mis eesmärgid on, kas me oleme eesmärke täitnud, jälgime statistikat ja, ja koos on ka enda asju hea arutada kellegiga, et üksinda on päris raske ja üksinda sa pead tegema ise oma otsused, üksinda sa pead iseennast upitama ja utsitama, aga kui sul on keegi kõrval, et kuule,
palun tee ära, et hakkame nüüd liikuma, et sa oled juba mõelnud selle peale mitu kuud, et aga nüüd tegutseme. Et siis sa motiveerid teist inimest tegema ja ühendada niimoodi kaks teadmist, et kuna mul on rohkem teadmisi kogu nendest platvormidest, meiliturunduses, Facebookist, Instagramist ja kõigest muust, et ja ka noh, ma olen väga palju erinevaid platvorme nagu läbi proovinud ja katsetanud, et siis ongi tark niimoodi võtta endale kõrvale keegi, kellega koos siis neid asju arutleda ja suhelda ja see ei tähenda, et te peate koos ühe ettevõtte ju looma. Et meil on ühised kliendid ja meil on siis niimoodi ära sätitud kogu see tasustamine ja see, et raha saame ilusti mõlemad, aga me ei ole ühe ettevõtte all, et me oleme ikkagi eraldi. Mhm. Aga kui me nüüd räägiks natuke sellest alustamisest ikkagi, kas, mis nagu oli sinu jaoks nagu kõige suurem väljakutse või mida sa täna teeksid teistmoodi, kui sa alguses tegid? Või mis on see õppetund, mis sa said nagu Ehm, kõige alustamine suurem? tegelikult oligi puhtalt see hirmu taga, et kuna ma ettevõtte asutasin mitte üksinda, vaid oma abikaasaga koos, et plaan oli ikkagi see, et kui ka tema alustab millegi tegemisega, siis lisame selle ka ettevõtluse alla, et siis meil on üks ettevõte olemas, kust ja mille alt seda kõike teha. alustamine ei olnud keeruline, kogu ettevõtte registreerimine on päris lihtne. kõige suurem hirm oli raamatupidamine. igal koolitusel, kus sa käid, öeldakse, raamatupidaja on ettevõtja kohustus. See on kohustus, mida sa pead täitma ja see ongi see, mida ma kartsin kõige rohkem. Ja mida ma õppisin või soovitan kõigile, on cost pocket. iga kord, kui sa ettevõtte alt ostu teed, tee pilt kohe tšekist ära, sest pärastpoole neid otsida ja leida, ma arvan, on päris keeruline ja päris jama. Et meil on päris hea süsteem, ettevõtte raamatupidamisega põhiliselt tegeleb minu abikaasa. nii et mina rohkem olen tegutseja, tema on siis minu taustajõud, kes siis aitab selle kõik, et tšekid oleksid ilusti üles pildistatud, ilusti arhiveeritud, et eraldi on ta ka Drive'i kausta teinud kuude kaupa, kus on kõik tšekid välja toodud, et kõik oleks nagu hästi lihtne. meil oli hästi palju kõnesid Jaanaga, kus ta seletas just meie ettevõttele vajalikud asjad, kuidas me peaksime neid arveid raamatupidamisse esitama ja ka siis, kuna on kodukontor, siis saab ju kõik majanduskulud ka praktiliselt pooleks teha, et ka see, kuidas neid vorme täita, kuidas neid esitada ettevõttele, on ju, et see raamatupidamine oli noh, kõige hirmuäratavam, ettevõtte alustamine ei olnud üldse keeruline ja, ja ma teadsin ka, millises tempos ma ju hakkan seda tegema, et ma teen praegu vaikselt, rahulikult. et mul ei ole suurt produktsiooni, mul ei ole suuri päid selle tagant, et oleks hästi suur turundus ja oleks hästi suur suhtlus ja kõik see, et vaikselt, rahulikult niimoodi, et see sobiks minu elutempoga praegu kokku. Et kõik need kliendid, kes mul on ja kõik see head soovid äh, on nagu koos minu perega kooskõlas, et mul on kindel tööaeg, kuna ma saan tööd teha, mul on kindel pereaeg, kuna ma saan perega olla, kuna ma pean perega olema ja siia nagu see 8-5 ega vahetuste töö enam ei sobinud. et mul on kindlalt see, et enamus päevadelt ma alustan kella 9-10 ajal ja ma pean punkt kell 3 pool 4 lõpetama, sest siis on vaja juba sõita lastele järele, et nad koju tuua koolist ja lasteaiast. et, äh, et siis on pereaeg, söögi tegemine, poes käimine, lastega koos olemine ja üritan nädalavahetusel mitte arvutit lahti teha. Ja siis mul on minu keskmine poeg ütleb, et emme teeb sohki, et emme teeb tööd, ei tohi. Ja siis ma ütlesin, okei, selge, et tähelepanu on vaja, paneme siis selle arvuti siis kõrvale ära. Et ma tunnen, et mul on hästi palju aega praegu pere jaoks, mida lapsed väga vajavad. no ilmselt see aeg, kui sul ongi planeeritud see lühem tööpäev, et see on ka produktiivsem siis.
aga kas sul mingi to-do list ka on nagu, et mis sa pead ära tegema või sa hakkad hommikul mõtled, vaatad, et täna ma nüüd selle ajaga ma teen need asjad ära ja, ma või olen sa jah, planeerid ette oma tegevusi? ma olen teinud enda jaoks sellise hästi lihtsa süsteemi, et igale kliendile on üks päev. Et esmaspäev on puhtalt see, et mul on Ingaga kõne ja siis me tegeleme Visit Naissaare asjadega. Teisipäev on mul rohkem selline vaba, nii et kui ei ole selliseid projekte, mis on nagu kuupäevaliselt vaja ära teha, siis ma tegelen Head soovid lehe asjadega, et ka minu asjad oleksid tehtud, kuna kursused on ju vaja filmida, kursused on vaja lõigata, kleepida, komplektid on vaja kokku panna, selle jaoks on vaja ju palju arvutada, materjali kulu, materjali osta, kõik need posti panna ja kõik see kliendisuhtlus, et siis teisipäevad on sellised päevad, kus ma siis vaatan, kui on vaja Head soovid lehe asjadega tegeleda, siis ma tegelen sellega. Kui on näiteks oli see Kadakmäe kodulehe algus, siis me võtsimegi teisipäeva ja tegelesime ainult sellega. Kolmapäevad on mul puhtalt kassetieksperdipäevad. Et siis ma tegelen kasseti-eksperdi siis postitustega ja temal on vaja ka natukene kodulehe haldust, et siis ma tegelen nende asjadega. Ja see ei tähenda, et ma teen nagu terve selle päeva neid asju. Et ma teen niimoodi, et kui asi on tehtud, siis mu ülejäänud aeg on vaba. Või siis ma vaatan, kas on mõnel kliendil saab midagi ette teha või siis võtan siis selle väikse vaba aja endale. Ja, ja siis neljapäeval on mul üldiselt ka vaba, et neljapäevad ma tegelen ka siis pigem rohkem selliste kassetiekspertide, mitte kasseti, vaid Head soovid lehe asjadega. Ja siis, kui Jana kirjutab või Inga kirjutab või on siin JMK Marine kirjutanud, et siis tegelen siis nende asjadega, mis siis tulevad jooksvalt. või et kui ta helistab mulle kolmapäeval, kuule, mul on vaja, siis ma ütlen, oota, sorry, täna ma ei saa, mul on neljapäev vaba, me tegeleme sellega neljapäeval ja, ja reede ka siis, et noh, et iga klient on nagu jaotatud päevade peale ära, et ei oleks liiga palju korraga. Ja siis ma olen ka kliente teavitanud juba ette, et kolmapäev on näiteks sinu päev, kui sul on mingeid küsimusi või probleeme, võta minuga ühendust kolmapäeval. et siis ma olen nagu selles asjas sees, et mul on need asjad juba lahti, sest muidu lihtsalt vist arvuti jookseks kokku kõikide klientide asjad oleksid korraga lahti. Et niimoodi on kõik sätitud. No ja eks ma selle Head soovid lehe asjadega, et kui ikkagi jääb filmimata või on vaja monteerida nädalavahetusel, siis noh, ega midagi teha ei ole, on vaja ära teha. et aga muidu klienditöid ma otseselt nädalavahetusel ette ei võta. Nende jaoks ikka võib teha natukene. Mm -hmm. aga nüüd selline küsimus, et aga kuidas sa, ütleme, laed ennast või motiveerid, et jõuaks kõike teha, on vaja ju ennast ka kuidagi laadida. Et mis sind hoiab sellise motiveerituna ja tegusana ja et kas sul on enamasti mingid enda jaoks mingid rutiinid või kuidas jah, sina? kuidas ma motiveerin ennast? Enamasti sellega, et ma mõtlen sellele tagasi, milline ma olin varem, millises staadiumis või millisena ma olin varem ja siis sellest lähtuvalt ma kiidan ennast. Ma kiidan ennast hästi palju, mida kõiki peaksid endaga tegema, kiitma ennast hästi palju, kui tublid nad on, kui palju nad saavutanud on ja seda teeb ka väga palju minu abikaasa, eriti kui on mingi suur koolituspäev selja taga ja siis ütleb, et ma olen nii uhke sinu üle, sa oled nii tubli. või mingi booking või uus klient tuleb, et see noh, väljaspoolt kiitus ka juba et ja väga palju motiveerimist ei ole vaja, kui sa teed seda, mis sulle meeldib, mida sa armastad. et siis pigem on see, et sa pead panema endale piiranguid peale, et sa liiga palju ei teeks, et sa tuleksid ikkagi selle, et pere ei jääks tahaplaanile. et motiveerimist ei ole vaja, sest mul on nii palju puhkeaega, vaba aega, kus ma saan teha omi asju, saan olla perega, et see tööaeg on täpselt nii pikk, et see ei väsita ega ei tüüta ära. Ja
mina ise nagu, mis mu ellu on nüüd viimasel ajal tulnud, on tänulikkus. Et ma tunnen, et kui ma hommikul selle ära teen, siis mul on nagu, see nagu paneb kohe näo särama ja sul on nagu, päev läheb hoopis teise energiaga ja hoopis teistmoodi. Lihtsalt sa tunned ennast nii võimsana, et sul ongi nagu kõik on võimalik. Et sa oled selles tänu ja armastuse energias või kuidas öelda. Ja see on nii hea tunne tegelikult. Läheb nii isiklikus elus läheb siis paremini ja ka tööl. Et sa oled juba häälestatud nagu positiivsusele ennast. Ja siis on tegelikult ju selliste raskemate asjadega ka palju kergem hakkama saada, mis mina olen tähele pannud. Aga see enda tänamine, noh, üldjuhul on tänulikkust ja kõike ju teisele palju kergem on tänada aga iseendaga on kuidagi natuke raskemad need asjad. Ma ei tea, minul nagu, ma juba hakkan sõbraks saama, aga ütleme, et algselt oli ikkagi nagu noh, ka lubaduste andmine, et teistele ma sain palju lihtsamalt nagu, ma täitsin kõik lubadused, mida ma kellelegi andsin või lubasin ära teha, ma tegin ära, aga need, mis ma nagu iseendale andsin, siis need ma nagu võisin üle lasta. Et see nagu õnneks see on muutumas, väga kõvat tööd peab tegema sellega. Aga sinu elus on ka Merile kindlasti see eneseareng ja kõik, et kuidas sina nagu, noh, sa just rääkisid ka, et see tänamine aga sina oled ühesõnaga endaga nagu sõber selles suhtes. Mina olen endaga väga suur sõber ja kui ma peeglist ka mööda kõnnin, siis mul tuleb täitsa lõpp, kuidas mu mehel on vedanud, ma olen ikka täiega ilus naine. No, no, ja, ja samamoodi, mis motiveerib, on ka see, et klientide tagasiside, et kui klient näeb postitust, mille ma olen nagu kujundanud ja teinud ja pannud ja ta jagab seda edasi oma loos, oma lehe peal, siis ma saan, okei, see oli õige. Ja samamoodi on see kirjavahetus, et praegu kõige viimasem kirjavahetus oligi selle Pala kultuurimaja juhatajaga, kes iga kirja lõppu pani, et aitäh, et sa teed seda, aitäh, et sa oled, sa oled nii imeline, et naised olid nii rahul, et ütles ka, et kas sa tead, et naised olid nii rahul, et nad tahavad veel, et kas me võime jaanuarisse kuupäeva paika panna. nii et 24. jaanuar olen ma ilusti jälle Pala kultuurimajas kohal, võite Google Maps'i sisse panna, kus see on, et kui on kodu lähedal, siis või natuke kaugemalt, tulge kindlasti kohale, et ruumi seal jagub, et see tänutunne klientidelt ja koostööpartneritelt on lihtsalt noh, annab nii palju energiat juurde, et sa saad aru, et sa teed seda õiget asja. Et kui ma mõtlen sellele ajale, kui ma käisin 8-5 tööl, siis tihtipeale ei olnud mina rahul, ei olnud minu pere rahul, eriti ei olnud minu abikaasa rahul, sest praegu ta ka kinnitab mulle, et mulle nii meeldib see, milline sa oled praegu. me ise tihtipeale ka ei saa aru, kui me oleme sellises närvilises keskkonnas, et kas see on siis käies 8-5 tööl või käies vahetustega tööl, et mul on nagu mõlemad kogemused olemas, et kõik see tööpinge, sa ikkagi võtad selle koju kaasa. ja praegu ma saan ju reguleerida, kui palju mul on kliente ja milliseid töid ma kuna teen, ma saan olen ise oma aja peremees ja see võtab nagu stressi nii palju maha, et kui inimesed räägivad ka oma motiveerimisest, siis noh, praeguses seisus, milles me oleme, väga aru ei saa, et millest jutt käib, sest ma ei ole enam selles sees, ma ei ole enam selles staadiumis, et kõik see, mis praegu toimub, on lihtsalt imeline ja kui ma ütlesin oma abikaasale, et kuule, et äkki ma ikkagi peaksin minema nagu tööle tagasi, et mis sa arvad, et kui ma võtan nagu noh, kasvõi veerand kohaga mingi töökoha endale juurde, on ju, et ettevõtjatena on kõige
no Eesti riigis niimoodi on, et kui sa oled, kui sul on oma firma ja sa oled sinna ennast kirja pannud ja sa endale palka ei maksa, siis sul tervisekindlustust ei ole. ja puhtalt selle peale mõeldes mõtlesin, okei, et äkki ma võtan veerandkohaga endale midagi juurde, siis et ei, ma ei lase sind elu sees enam tööle tagasi. et see, milline sa oled, milline harmoonia on meil kodus, et inimesed minu ümber on ka palju õnnelikumad, lapsed on palju rahulikumad. Me just nüüd nädal aega oleme olnud perega haiged ja siis me mõtlesime, et kuna viimane kord me olime haiged ja see oli üle aasta tagasi. kujutad sa ette, et su lapsed on terved terve aasta ja mul on 5-aastane, mul on 8-aastane ja mul on 13-aastane ja nad on terve aasta terved olnud. et viimane oli gripp ja kui sul gripp oli, assistent tuleb. siis et kui sul gripp on, siis sinna aitab ainult gripirohi, see oli väga jube, aga tagasi vaadates tõesti, et lapsed on saanud aasta aega käia ilusti lasteaias ja, ja koolis ja ei ole enam seda hommikust kiirustamist, ma pean 8-ks kontorisse jõudma. vaid et kui mu väike Laurikene tahab võtta aega ja temal läheb aega natukene saabast jalga panemisega või lasteaias ei taha nagu väga kiirustada, et tahab ikka väikse kalli veel teha. ma ei pea ütlema, tee ruttu, palun, me peame nüüd minema. et see juba tekitab lapse stressi, on ju, või tule ruttu, me peame nüüd ruttu koju minema, on ju. või et oota, et ma pean nüüd selle kõne vastu võtma, et see väljastpoolt tulev stress oli nii suur, et see mõjus nii mulle kui perele ja praegu on kõik lihtsalt imeline. Ma olen nagu mega õnnelik, väga õnnelik ja väga rahul sellega, et ma selle otsuse tegin, hakata tegema seda, mis mulle meeldib, mida ma armastan, teha selle ettevõtteks. et kui keegi läheb vaatama, mis ettevõtte käive on, siis ega seal midagi väga ei ole, me alles alustame, on ju, et kliente küll on, aga, aga iga klient on ka nagu väga erinev, et mõne kliendil on vaja sellist, no näiteks kassetieksperdil 3 postitust päevas, on ju. et tema tahab, et ta oleks hästi nähtav igal pool, jälgijaid tal nagu juba on, aga 3 postitust päevas, Visit Naissaar, postitus päevas, on ju. ja kliente, kes tahavad näiteks postitusi ainult 2 korda nädalas või 3 korda nädalas, et ka need kuule, ma küsin kliendid. vahele, aga mis sa ise arvad, mis kõige paremini töötab nähtavuse jaoks? Nähtavuse jaoks kõige paremini töötab see on hea küsimus. kui sa tahad teha müüki ja sa tahad kliente, siis töötab kõige paremini suhtlus, kas või Messengeris. et ma toon näite sellelt, et kui ma hakkasin oma esimesi kliente otsima Head soovid lehele, alustades siis nende krepppaberist lillede koolitustega. ma tegin tasuta kursuse ja kõik, kes sellele, ma vist reklaami otseselt ei teinud sellele, aga ma panin igasugustele käsitöögruppidesse, lehtedele, panin story'sse, tegin ürituse ja kõik, kes sinna like'i või südameid lisanud, ma kõigile kirjutasin, absoluutselt kõigile. et vahepeal mõni hommik me olime abikaasaga jõusaalis ja siis et, seal oli see, et ühe seti vahel on siis pausi näiteks 3 minutit, siis ma olin telefonis ja suhtlesin. jah, see sobib sulle, loomulikult tule, oota, ma saadan sulle lingi. metsikult suhtlust, hästi palju suhtlust, et see on see, mis nagu toob sulle müüki ja kliente juurde. nüüd, kui rääkida hoopis sellisest virtuaalassistendi või assisteerimisklientidest, siis töötanud on ainult puhtalt tutvused. et ma teen näiteks, Ingal on hästi pikk koostöö selle JMK Marinaga. JMK Marina ütles, et või seal neil on paadiomanike klubi selline Facebooki grupp, seal kirjutas siis selle Visit Naissaare omanik, et mis te arvate, et mul oleks vaja sotsiaalmeediahaldust. nii, kirjutasime talle, et kuule, et meie oleme õiged inimesed, teeme ära. ja siis sealt edasi nagu need kliendid enamasti on kõik omavahel nagu seotud ja kassetieksperdi omaniku Jaanuse naist Agnest ja mina isiklikult. nimelt tema siis Agnes osales meie kontaktimagneti kursusel, mille me tegime Ingaga koos ja
ja siis jutt läks tema abikaasani, et kuule, et mul on selline tore tüdruk, kes oskab teha igasuguseid asju, et võta temaga ühendust. Et kui sul on abi vaja, et kõik nagu need kliendid on tulnud siis läbi tutvuste, et aga sotsiaalmeedias on igal brändil on see nagu väga erinev, et mis toimib. Et näiteks Facebookis, kui ma postitan ühe ja sama postituse, võtame siis võrdluses Facebooki, Instagrami ja näiteks TikToki, siis Facebookis like ivad need, kes tunnevad mind juba või on siis nagu rohkem juba nende postitustega tuttavad. Nad teavad, kes see on, panevad sinna like'i südame, on ju. Instagramis tuleb neid natukene rohkem, et praegu ma saan aru ka, et turundus on liikumas rohkem Instagrami poole, et rohkem need pilte, postitused, kuna Facebook on muutnud oma algoritmi, et ma lugesin kokku, et 2 tavalist postitust ja siis tuleb reklaam, 2 postitust või 3 postitust ja tuleb reklaam, et väga reklaamikeskne, mis inimestele juba ei meeldi ja teine on see, et väga palju tuleb Facebooki sulle sisse postitusi, mis ei ole sinu sõpradelt. Et väga palju on postitusi näiteks avalikest gruppidest, mis võivad sulle sobida, meeldida, huvitada sind. Et Facebook nagu noh, ei ole enam nagu lemmik väga Nendest paljudel. keelduda ka ei saa, nendest. No see on see, et sa oled nõusoleku andnud, on ju. Siin Sa mingi aeg tuli sealt mingi teade, et pead nõustuma millegagi või muidu hakkad raha maksma iga kuu. jah, Facebook tegi endale ja sellise sertifikaadi, mida sa saad osta selle jaoks, et siis mitte siis näha neid reklaame, on ju. aga reklaamid on ka väga kasulikud, on ju, sest me ise teeme ka ju endale reklaami. Ja kõige lihtsam on nähtavust mul saada TikTokis. Kõik videod, mis ma olen teinud, nad jõuavad ikkagi sadade, mõned isegi tuhandete inimesteni, kes like ivad, salvestavad, et seal on väga palju juba südameid mul mis on kogunenud, et kõik, mida ma seal TikTokis teen, meeldib väga. Kui me nüüd võtame selle TikToki nähtavuse, sest seal on väga palju ju, kui Instagramis ja Facebookis on see, et sa näed ikkagi eestikeelseid postitusi, sa näed eestlastest postitusi, siis TikTokis see niimoodi ei ole. TikTokis sa näed kõiki postitusi, kas nad on eestlased või nad on välismaalased või kas nad on Euroopast või Ameerikast või Aasiast, vahet ei ole, sa näed kõike läbisegi ja see aitab sul praegu nähtavust nagu kõige rohkem saada. Aga müüki sealt ju tegelikult ei tule, sest mul isegi kodulehel ju ei ole võimalust tellida kuhugile Hiinasse mingisuguseid asju, on ju. või mul on hästi palju, kes vaatavad Iirimaalt, et nagu väga ja Rootsist, et Rootsiga veel võib mõelda, et võib-olla saab kuidagi seda tarnet nagu teha, aga nähtavus on väga hea ja reaktsioon on väga hea TikTokis. aga kas ta nüüd müüki teeb, no pigem mitte, aga nähtavus on olemas. et kui me räägime aga puhtalt vähemalt saad nähtavusest. arendada oma ettevõtet, sa tead, mis suunas nagu võib-olla tuleviku vaates. Jah, me oleme arutlenud ka juba seda ja, et minna ingliskeelsele turule, et pigem sellisele Euroopa turule, et kui ma kasutaksin iseenda inglise keelt, et siis ma eelistaksin või arvestaksin ainult Euroopa turuga, sest Euroopa inimene suudab selle aktsendi üle elada. et see, kes on ikkagi ameeriklane või inglane, nemad nagu väga ei tolereeri seda aktsenti, et noh, see on sama, et kui sa vaatad mingisugust IT-videot, vaatad Youtube'is, siis üldjuhul on need ikkagi need India poisid, kes seda teevad ja vahepeal ma lihtsalt ei suuda seda kuulata, sest see aktsent on nii suur, et jälle üks India poiss räägib mulle, kuidas midagi kuskil mingit seadistustes võiks on ju muuta. Aga oleme mõelnud ingliskeelsele turule ja mis meil on nüüd suurepärane võimalus on ai-d kasutada. sa ei pea olema oma häälega, sa võid lasta ai-l ära tõlkida oma tekstid. Sa võid kasutada voice-over'it, mis muudab sinu häält niimoodi, et inglise keel on puhas. Sa saad panna sinna tõlked alla. Et sa saad seda kõike muuta, et see muudab nagu kõik selle lihtsamaks. Me ise ka juba näeme, et TikTok võiks olla see koht, kus praegu hakata ka inglise keeles neid videosid tegema ja tekste panema.
et siis sealt hakata siis ingliskeelset või noh, Euroopa kliente siis endale saada siis neid krepppaberist lilli siis meisterdama. nii, aga millist nõu sa annaksid alustavale ettevõtjale täna, kes võib-olla kahtleb veel, kas alustada või mitte, vaadata ikka seda palgatööd edasi veel või kui ei ole ka ideed, et, äh, et mis ta siis tegema peaks? Oskad sa mingit sellist nõu anda? tead, ma arvan, et inimene, kellel ei ole ideed, siis ta ei hakka ka ettevõtlusega tegelema, see on väga raske, et ma tahan olla ettevõtja, aga mul ei ole ideed, et kõik peab sündima ikkagi ideed, sest ideest tuleb sul see kirg seda teha, mis viib sind edasi. et, äh, et kui sul ei ole seda kirge, siis sul ei tule seda armastust ja asi ei edene, et sa pead oma energiaga ju selle sees olema, seda edasi kandma et kui sul ideed ei ole, siis ma arvan, et sa kuskilt seda niimoodi nagu välja ka ei mõtle. Küll aga olen kuulnud sellist võimalust, et kui sul ei ole ideed, siis mõtle, milliste hobidega sa oled tegelenud, milliste teadmisi sa oled varemalt saanud ja sa võid vaadata ka täitsa koolieast peale. et milliste hobidega sa oled tegelenud, milliseid teadmisi sa oled saanud, mida sa võiksid siis muuta äriks et see on puhtalt siis juba nagu mingi online kursuse noh, eriala on ju. või siis ka oma hobid on ju tööks teha ettevõtteks. kui sul on juba ettevõtluse plaan, siis mina soovitan kirjutada Jaanale, teha temaga väike kõne selle raamatupidamise poole pealt. ega seal midagi muud ei olegi et lihtsalt tee ära ja alusta. ja sa võid selle palgatöö ju kõrvale, et keegi kuskil rääkis ka videos seda et 30% ettevõtetest, mis algavad tavatöö kõrvalt, palgatöö kõrvalt, siis 30% nendest siis õnnestuvad et need inimesed, kes ikkagi lihtsalt päevapealt tulevad töölt ära, ütlevad, ma hakkan nüüd ettevõtlusega tegema, noh siis sa lihtsalt põled läbi. See stress on nagu mega suur. sa pead ikkagi arvestama sellega, et sul on ikkagi ju üür maksta, sul on maksud maksta, on ju, sul on, kellel on pere juba toita, on ju, et sa pead ikkagi väga kaalutletult läbi mõtlema selle, et kas sa saad töölt ära tulla. et kui sul on juba kliendibaas olemas, sa oled juba vaikselt sellega alustanud, siis ma ei näe mitte mingisugust takistust sul. tee ära. aitäh, Merili. aga kas sul endal on äkki mõni nipp, mida sa igapäevaselt kasutad või mingi tööriist, mis teeb su elu lihtsamaks, et võib-olla aitaks ka kedagi teist? Ma olen katsetanud erinevaid variante ja sa pead leidma selle, mis sinu jaoks nagu töötab kõige paremini, et ma olen katsetanud kalendrit, kuna mulle meeldib väga kirjutada. mulle meeldib paberiga, pliiatsiga kirjutada, see on vist meie selle generatsiooni teema, et paber ja pastakas, see on meie mugavustsoon, kirjutada üles endale päevaplaan et mida ma vahepeal ka praktiseeris, on see, et pühapäeval võtan ette ja mõtlen nädala läbi, mitte ainult siis nagu tööalaselt, vaid perealaselt, sest meie kalender on väga kirju. et siin perechatis ka juba suhtlesime, et kuule, et me tavaliselt teeme perejõulud teeme jaanuaris, kuna detsember on väga kiire, kõikidel on jõulupeod, seal ei leia lihtsalt kuupäeva, et meie jõulupidu on jaanuaris, et kuulge, andke mulle juba jaanuari kuupäevad, mul hakkab jaanuar juba täituma. et see on üks variant, mis minu jaoks ei ole siis toiminud, on paberiga kalendrisse. ma seda märkmikku kätte ei võta, lahti ei tee, ühe päeva kirjutan, on kõik. ma olen kasutanud sellist programmi nagu Todoist ja seda ma soovitan, kui sa näiteks viid mingit programmi välja või sul on mingi klient, kellel on kindel tähtaeg. Todoisti sa saad panna kuupäevaliselt kõik asjad pikalt kalendrisse. ta on hästi odav, tasuline versioon on 5 eurot kuus, et ta ei ole midagi väga suurt. ja tema toetab väga palju ai-d. näiteks, et kui sa tahad, siis sa kirjutad ühe tekstina selle, et see kuupäev ma tahan selle ära teha, see kuupäev ma tahan selle ära teha, siis ta ise automaatselt paneb nad üksteise alla
ja teeb nendest kohe sulle sellise listi valmis, et sa saad sinna ka kliendid panna. aga olen see on mingi kasut-, äpp või? ta on mõlemat, ta on nii äpina kui ta on ka veebivormis. Ma olen Mhm. kasutanud ka Asanat, mida kasutavad väga paljud, kellel on siis oma tiim. Et sa saad panna tiimile tööd, sa saad need tiimide vahel ära jagada, et kes mida teeb ja sa saad märguanne, kui see tee on tehtud, et sama saab ka seal Todoistis teha. Et sa saad võtta endale nüüd enda töötajad sinna alla, neile ülesanded jagada, neid gruppidesse teha ja siis sa näed, kui need asjad on nagu tehtud. Et see on üks asi, mida ma olen kasutanud ja seda ma kasutasin, kui oli tõesti hästi kiire aeg, kõik oli hästi intensiivne. mis mulle kõige paremini töötab, mis meil kogu aeg käes on? Telefon, meil on telefon, Google'i kalender. Google kalender on meie pere ja minu ettevõtte jaoks nagu kõige paremini toiminud. Igal lapsel on oma värv, sünnipäevadel on oma värv, minu asjadel on oma värv, abikaasa asjadel on oma värv, ettevõtte asjadel on oma värv ja me kanname kõik sinna, nii et kõigil on ligipääs, sest kui me teeme ettevõtlust, siis see mõjutab ju minu peret, minu aega ja väga hea, kui kõik teavad ette, kus ma olen ja mida ma teen. Et meil on sinna pandud kirja kõik arstivisiidid. Minu poisid käivad eraldi veel logopeedide, eripedagoogide juures, kõik need ajad on seal kirjas, abikaasa tööajad on seal kirjas, minu kõneajad on kirjas, koolitused on kirjas, et, äh, et kuna klientide tööd on meil juba läbi räägitud, mida tegema peab ja enamasti on juba plaan paigas, siis seal nagu väga midagi organiseerida rohkem ei ole. kliendil on oma päev, ma võtan selle tema asjad ette, ma teen ära ja siis nädal aega ma ei pea rohkem selle peale mõtlema, kui just ei ole jooksvaid küsimusi. Et jooksvate küsimuste jaoks ikka sa võtad selle telefonikõne vastu, et sellega saab ikka tehtud. aga jah, Google'i kalender kõige lihtsam, kõige ligipääsetavam on see, mida ma kasutan. Aitäh sulle. Äh, hakkame otsi kokku tõmbama. Lõpetuseks veel küsin, et kust sinu kohta kuulajad leiaksid infot või kust nad su üles leiavad? Ehm, ma olen turundajana igal pool. Esimene koht, kuhu sa võid tulla ka uudistama, on headsoovid.ee. see on minu koduleht. selle lõin ka ma ise, et sealt on ka näha siis natukene minu oskuseid. seal on üleval kõik minu kursused, et kui sellised kaunid kerepered on need, mida sa ise tahaksid luua, tahad proovida, siis kodulehelt saad osta näiteks endale komplekti, tellida koju kogu materjaliga ja ja, ja siis sa ei peagi rohkem mõtlema, ma annan sulle videokoolituse juurde ja sa saad lihtsalt tegema hakata, et ainuke asi, mis sa ise pead siis endale muretsema, on käärid. et neid komplektis ei ole, aga liim ja traadid ja kõik asjad on olemas komplektis. Facebookis, Instagramis, Youtube'is olen ma Head soovid nime all, TikTokis olen ma Meri Lähman. et TikToki hetkel ma avastasin, et ma ei viitsi enam duubeldada. et enamasti ikkagi tehakse endale kaks kontot, et on isiklik konto ja siis on firmakonto, aga personaalibränd on see, mis ikkagi on tõusev trend, mida tasub teha, sest kõige parem ja lihtsam on ikkagi osta otse inimeselt, keda sa juba natukene tunned, tead, et siis igalt poolt leiad mind Head soovid nime alt ja ka kodulehelt. ja, ja kui sa kodulehele lähed, siis hüppab sulle selline hüpik aken lahti nagu, et tule tasuta Roosi kursusele, siis pane ennast kirja. kõik asjad on seal juba salvestunud, saad hakata kohe esimesena Roosi tegema hakata. kui sa vaatad sealt esimesest videot, mis on Roosi komplekti sees, siis seal Youtube'is kirjelduse all on ka väike sooduskood, et sa esimese komplekti saad endale siis soodushinnaga juba tellida. kui sind huvitab puhtalt selline turunduse teema ja assisteerimise teema, siis lihtsalt kirjuta mulle Facebookis Merri Lähma postkasti ja ma vaatan ka kõik sellised sõnumisoovid üle.
enne tuli juttu, et sa käisid Pala kultuurimajas, et kui meid nüüd juhtuvad kuulama ka sellised kultuuritöötajad ja võib-olla ka seltsimajades, kus ka tehakse selliseid, ütleme, töötubasid, et tegelikult võivad ju nemad ka sulle kirjutada, et sa liigud ju autoga ja teed ka, ütleme, kohapeal neid töötubasid. jah, ma olen võtnud nagu sellise seisukoha, et kuna ma ise olen ka päris paljudel käsitöökoolitustel käinud ja enamasti nad on ikka suurtes linnades, kas nad on siis Tartus või Tallinnas või Pärnus, sellised suuremad linnad ja ega maalt on väga raske linna saada, aja planeerimine on ju bussiga tagasi väga ajamahukas, et kui see koolitus juba kestab puhtalt 4 tundi, siis tund aega arvesta sinna bussisõidu peale, tund aega tagasi et mul on lihtsam minna inimeste juurde, nii et kõik, kes kultuuritöötajatest satuvad kuulama, siis esimesed töötoad on juba tehtud, et ma käisin Mehhikormas, ma käisin Mellistes, ma käisin Otepää kultuurimäes ja nüüd käisin Pala kultuurimäes. Et te võite ka vaadata, võib-olla minu kiri on juba teie postkastis olemas, et nii ma ka kultuurimäedega ühendust võtsin, et lihtsalt otsisin kontaktid välja, saatsin neile kirjutas, et tere, ma olen Merili, ma teen sellist asja, et kas teie tahaksite, et teie kultuurimäes oleks selline üritus, et et võib kirjutada mulle info@headsoovid.ee, selle leiate ka kodulehelt ilusti üleval või siis võite ka puhtalt siis Facebookis minuga ühendust võtta. Aitäh sulle. Kas on veel midagi, millest me nüüd ei rääkinud, aga mida sa võib-olla tahaksid inimestele öelda või kuulajatele, ühesõnaga? Eh, ma vist tahtsin ühe lõbusa loo rääkida, et ma käisin ühel nädalavahetusel oma venna lapsi vaatamas, et vend ja naisega läksid Tallinnasse kontserdile ja kutsusid mind siis enda juurde ja mul oli vaja sellesama Gerbera lille siis videod ära lõigata, ära monteerida, nendele siis need algused panna ja lõpud ja üles laadida ja kõik see ja siis nende kõige vanem tütar tuli ja vaatas ja siis küsis, et täti, et kui kaua sul nende tegemiseks aega läheb? ma ütlesin, no et umbes 2 kuni 4 tundi, okei okay. Ja siis ma küsisin ta käest, kas sa tahaksid ka neid teha? Ta ütles, et jaa, tahaksin küll, aga et mul ei ole neid asju ja ma ei oska. ma ütlesin, aga väga hea, et tead, et mul on komplektid kokku pandud. mul on komplektid, mis ma saan sulle koju saata, kus on kõik olemas lille tegemiseks ja ma annan sulle videojuhised, mida ma praegu siin ka lõikan ja kleebin ja sätin valmis, et ma näitan sulle samm-sammult, kuidas seda lille teha, et sa kindlasti saad hakkama. Ja siis ma küsisin ta käest, et kas sa tahad seda komplekti? Jah, tahan küll. Nüüd on tal komplekt juba kodus, andsin talle kursusele ligipääsu ja, ja varsti siis on näha ka tema tulemusi, aga see oli nagu ideaalkliendi küsitlus, mida siis tõi minu juurde tegelikult 10-aastane laps, on ju. Et mis see on, kuidas ma seda ise teha saan, mis siis juhtub, kui mul ei ole materjali või mul ei ole vahendeid, on ju, ja kuidas sa saad mulle lubada, et ma saan sellega hakkama, on ju. Et selline kliendi jutt. Aga ettevõtluse koha pealt otsi endale hea raamatupidaja. 100% soovitan, et raamatupidamine on küll programmidega meile väga lihtsaks tehtud. Minu ettevõte ju ei ole veel käibemaksukohuslane, nii et mul on natukene ka kergem. Minu aladel ei ole ka mingisuguseid regulatsioone, millega peaks arvestama, selle võrra on ka mul lihtsam. Aga ettevõtlus ja otsi endale hea raamatupidaja, kellega konsulteerida, kes sind aitab ja ma väga soovitan Jaanut. Aitäh, Merili. Aga mul siin tuli veel üks mõte või küsimus. õigemini, mis sa arvad, kui vanale, no ikkagi ütleme lapsele sobiks see lille tegemise komplekt? Et ma mõtlen, et jõulud on tulemas, et see tegelikult oleks ju väga kena kingitus ka. Et võib-olla tütarlaps, ma ei tea, 13, 12 saab juba hakkama sellega või?
eelmisel talvel oli Tartu Pereliidu ruumides ka koolitus ja sooviti teha jõulukaarte ja ma pingsalt mõtlesin, mida ma teen. Ja siis ma ütlesin, okei, ma jään ikka enda juurde, teeme krepaprist lilli. Ja seal olid lapsed ikkagi koolieast saadik ja nad said väga ilusti hakkama. emad olid küll kõrval, et me kasutasime tol koolitusel PVA liimi, ehk siis lapsele mingit ohtu ei ole. Et nüüd on meil koolitustele lisandunud juurde ka liimipüstolid lihtsalt selle jaoks, et saaks kiiremini, PVA lihtsalt kuivab kaua, aga koolieast saadik, kui tal on vanem kõrval, ta saab väga ilusti juba hakkama ja, ja sealt edasi juba 10, 11, 12, 13, nad on väga-väga tublid. Et praegu ka seal palakultuurimajas oli natukene, ta oli 8 või 10, ma nüüd ei tea, kumb vanus ta oli, aga ta oli ka hästi noor tüdruk ja ta tegi ka ikkagi 2 roosi valmis. Et nad saavad ikkagi hakkama, ema oli küll kõrval, pärastpoole kiitsime ema, tubli, sa tegid 4 roosi valmis. Et liimipüstoliga tegeles ema, aga laps siis vormis neid õisi, lõikas neid välja, et pani sinna need varred ja lehed ja kõik. Et päris noorelt juba saavad hakkama, et kui teil endal tahtmist on, et siis loomulikult ja kui komplekt tellida, siis sellest saab teha 6 lilla, mis on selline mõnus kogus juba. Et kui jõulude ajal hakata juba tegema ja jaanuaris kõvasti vorpida, siis veebruariks, sõbrapäevaks on juba väga ilusad lilled olemas, miks mitte sellel aastal siis hoopis või noh, järgmisel aastal siis kommikarbi ja kaardi asemel äkki hoopis siis lilli kinkida, enda tehtud lilli. Ja kas seda komplekti saab sul kodulehe kaudu tellida või kuidas, või parem on sulle otse kirjutada? Võib mulle otse kirjutada, aga kodulehel on ka olemas kõik komplektid ilusti, et seal on mul kõik niimoodi jaotatud eraldi sektsioonideks, et kursuse all on videokursused ja siis e-poe all, kus on ka õnnitluskaardid, ongi siis on ka need komplektid olemas. ja see, kes tellib komplekti, see saab juba ka videokursuse juurde. Et no need komplektid on megamugavad, sul on kõik materjalid nagu olemas selleks, et 6 lille teha, et sealt jäävad nagu sellised väiksed jupid üle, et sul ei teki ka mingit ladu koju. Mhm. Aitäh sulle, Merili, et ma tänan sind, et sa tulid minu podcasti. Järgmine podcast toimub juba järgmine reede. Ja nüüd, kui sa oled seda podcasti järgi kuulamas, siis ja sulle meeldib see, siis palun pane pöial. Samuti võid hakata minu podcasti tellijaks ja üks üleskutse veel, et kui sa tegeled mingi ägeda asjaga või sul on ettevõtlusest midagi rääkida ja sa sooviksid minu podcasti tulla, siis sa oled väga oodatud, et võta minuga ühendust. Ja aitäh teile kuulamast!